Hei armas, siin Katrin ka. Tead, suu on kõrvuni ja kui ütlen sulle, et kell sai õhtul praegu 5. Portaali valmis tulema olime me 11:30. Tean täpselt, sellepärast et vahepealne aeg on olnud telefonikõnedes, mida muidu ei ole. Ja on olnud üks intensiivsemaid telefonikõnedega täidetud päevi üle mitme aasta ringi. Mis toimub? Paneme selle. Tead sa, see on hästi puuviljaline, magus lõhn, suhteliselt sarnane sellele. See on kojimarja viiruk ja see bukett siin, neid inglilillekesi, haldjalillekesi, see lillhernes. Herneste asemel sel suvel on mul kasvuhoones lillherned. Kus me oleme? Kõik see energia, sest ma kirjutasin täna endale arvutisse. Hommikul kirjutasin, arvasin, et siis tuleme portaali. Aga 12:43 meie aja järgi sündis see uus luuna meil Vähimärgis. See on üks võimsamaid kuuloomisi terve aasta jooksul. Miks? Sellepärast, et kuu on oma kodumärgis. Ja selle kuuloomise energia on erakordselt pehme, aga väga sügav. Ja meie igakülgset loomist toetav. Võta omale soe vee või teetassike, tule hingame kohale ja vaatame edasi, mida see luuna meile tahab öelda. Miks meie päev sai täidetud 5-tunnise telefoni suhtlusega väga armsate inimestega, kellega mitte igapäevaselt ei suhtle. On olnud väga imeline päev. Hingame. Ava oma kanalid ja hinga otse teadlikult oma hing endasse. Siia kõhupõhja, juurtsakrani välja, kus on sinu turvakeskus. Täida ennast. Ja luba kehal väljutada kõik see, mis sind enam ei teeni.
puhuda endast välja nagu draakon. Luba kõigel väljuda, et uus saaks asemele. See, mis aitab sinus luua neutraalsust, väljutada järgmist väljujat ja uuendada, noorendada kõike seda, mis on selle nähtava kostüümi sees. See on see töö, mida me sinuga teeme igas meile antud päevas. Ja miks me seda teeme? Selleni oleme me kõik juhatatud, igaüks omal ajal. See miks, mis meid hommikul voodist välja ajab. Praegu selles erakordselt pehmes, sügavas ja loomist toetavas energiaväljas, mis ei kutsu meid kiirustama mitte, vaid vastupidi. Looma kõigepealt endas seda turvalist olemist, seda ruumi, kuhu saab sündida uus väljendus selle hingolendi, keha, kostüümi mõistes. See on protsess, me oleme seda korranud ja korranud, et sa ei kujuta ette, et nipsust muutub kehakostüüm. Ei, see on su igapäevane teadvustamine ja töö sellega. Sina lood ruumi, et uus saaks sündida. Kui sa seda ei tee, ei saa uus sündida, sureb kõik koos vanaga. See energia, milles me praegu oleme, mida Luna toetab, koos vähiga siis on ju, keskendubki just nimelt meie kodule. Ja mis on meie esimene ja viimane kodu? Seesama kehakostüüm. Kodu ei ole see karp, milles sa antud hetkes viibid, vaid kodu oled sina ise. Jah, see hingetempel, see on ka tema kodu, eks ju, see kostüüm. See süda, vähk räägib meil kodust, südamest, hingest, turvatundest, juurtest ja uuest emotsionaalsest algusest. Me oleme siin kogu aeg rääkinud sellest, et see Vikerkaaresillal käimine, astumine, see röövikust liblikaks saamine, see alkeemiku maagiks kasvamine, eks ju, kõik need kirjeldavad ühte ja sedasama, seda hingolendi ärkamist. Kui me räägime uuele emotsionaalsele algusele, see on see lävekünnis, millelt me üle astusime. Kui sa nüüd vaatad tagasi möödunud 2 portaali, eks ju, meil oli täiskuu portaal, meil oli 7 portaal vahepeal ja nad kõik valmistavad ette meid, igaüks järgmiseks sammuks. Kui sa endas nagu läbid ka neid samu protsesse, mida need koostööpartnerid meil siis hetkes soovitavad teha, sa tunned seda sisemist vajadust võib-olla, siis sa näed portaali või kuuled, saad meiega kokku, me räägime sellest samast teemas ja aitame sul luua seda selgust selles, mida sa tunned, aga ei julge usaldada, kapi koristamist näiteks. Siis see vanast loobumise tähtsus, eks ju,
on see, mis võtab kõik selle praegu kokku, et uus üldse saaks sündida. Eriti sügav on see teema meil veel tänu sellele, et Merkuur alustas oma retrokraadi, ta on oma tagasikäigus, mis panebki meid omakorda vaatama tagasi, tunnetama. Toome jälle materiaalsuses näite, seesama inventuuri tegemine, koristamine, suur puhastus, mis iganes. Iga ese ütleb sulle ise juba, et ta on teeninud sind. Aeg on lahti lasta. Sina õpid kuulama, mida selle peale ütleb sinu egoprogramm ja siis teda selle eest tänama ja lubama tal vaikida edasi. Sest sina otsustad, kui see ese, kui see mõte, kui see tegu, kui see inimene, mis iganes tasandil energiast me räägime ja selle väljendusest, on lõpetanud oma koostöölepingu sinuga. Ta edasi ei teeni sind, vaid ta koormab sind. Tulevad jälle need ankrud. Sa tunnetad ta läbi ja vabastad tänuga. Aitab sul praegu siis see retrokraadis olev Merkuur. Need asjad, mis on olnud su küljes ja sa ei ole raatsinud neist lahti lasta. Tunneta nad läbi. Ära luba otsustada egoprogrammil. Otsusta ise. Tunneta need läbi. Need Luuna peamised sõnumid, mis ma siia kirja panin peale selle sügava sissejuhatuse, mis on jällegi kordamine ehk on selle tarkuse ema. Loo kõike läbi tunnete, seest poolt väljapoole. Mitte ära alusta väljatpoolt sisemise tunde otsimist või väljatpoolt loomist, et midagi tunda. Loo läbi tunde endast väljapoole. See, kuidas looming sünnib ja kuidas me loome, kõik ei sünni ju nipsust, eks ju. Kõigepealt looming saab alguse nähtamatus sisemuses. Ta ei ole nähtav. Nii nagu ükski külvatud seeme maapinnas ei ole meie jaoks nähtav. Ta jääb ju sinna mulla sisse. Samamoodi algab looming meie nähtamatus pooles. Kuni ta läheb idanema seal vaikuses, seal pimeduses. Küsi endalt. Millist elu ma päriselt tahan luua? Millist elu ma tahan luua? Millist elu ma loon? Vaata neid mõlemaid. Millist elu ma tahan luua ja elada? Ja millist elu ma loon? Millele sa praegu annad tähelepanu, seda sa lood. Ja unusta ära küsimus, mida sa oled kindlasti siiamaani küsinud endalt. Üsna tihti. Mida teised minult ootavad või mida nemad arvavad või eeldavad või. Millist elu ma tahan elada, millist elu ma loon. Ja siis usalda oma tundeid. See vähk aitab sul meelde tuletada, et sinu süda tunneb alati,
alati palju varem, kui see mõistuseni jõuab. Süda tunneb ennem. Ehk siis meil ei ole vaja mõistusega ajada taga erinevaid vastuseid või tõestusi meie teekonnal. Me ei pea teadma erinevaid vastuseid, vaid me peame usaldama seda tunnet. Kui see tunne on hea, siis on kõik hästi. Sest see on see sinu kodu. See kodu algab sinu sees. See ei ole see maja, karp, korter. See energia siin ja praegu soodustab meil kõigil selle sisemise kodu korra loomist. Looma seda turvalist ja sooja kohta, kus sa saad olla sajaga sina ise, ilma igasuguste maskideta ja õppida ennast seal turvaruumis, selles oma kodus sajaga aktsepteerima just sellisena, nagu sa oled. Ja kui sulle midagi ei meeldi, siis sinu võimuses on seda muuta. Endale tunnistada, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi. Sina oled iseenda kasvataja, sina oled oma kõige parem, ideaalsem lapsevanem. Sina lood enda oma kodus. Ja see sisemine kodu. Merkuur tahab meile veel midagi öelda. Vanad vestlused, mälestused, inimesed või mis iganes lõpetamata teemad, lood võivad pinnale sul ujuda, eks ju. Ja mitte siis selleks, et sind kinni hoida järgmisena ankruna, vaid selleks, et sina, olles siin oma teadlikkuses täna jõudnud ehk võib-olla ka juba neutraalsuseni jõuda, saad vajadusel vabastada, lahustada väga palju erinevaid teemasid. Kõik, mis tuleb pinnale, tuleb põhjusega. Vaata otsa, täna ja vabasta. See Veenus meil, kes astus neljapäeval, kaduneljapäev oli möödunud neljapäev, jah, kui Veenus astus neid sisse ja suunas meid igasuguseid koristusi, loobumisi ette võtma ja asus toetama. Ja praegu Luunaga koos küsivad nad, kuidas saan ma oma armastust väljendada igapäevastes, väikestes tegudes. Tekivad küsimärgid õhku. Kuidas saan ma oma armastust väljendada igapäevastes väikestes tegudes? Ole enda vastu aus ja tunnista endale, mis oli su esimene mõte selle küsimuse puhul. Kas kellele väljendada? Kuidas väljendada? Oli küsimus. Kellele väljendada? Tuleb kõrvale. Kas sa nägid seal kedagi konkreetset? Kas sa nägid seal ennast? Kui paljud meist näevad seal ennast? Kui paljud mõtlevad esimese asjana kellegi teise peale?
kus on meie fookus. Kõige suuremaid muutusi loovad kõige lihtsamad järjepidevad sammud. Seesama jalg, jala, ettepanek viib meid kõige kaugemale. Me ei pea õppima hüppama selleks, et edasi liikuda, vaid usaldama, et iga sammuga, mis me astume, on meil hoitud ja kantud ehk maapind meie jalge all. Mõtle selle peale. Merkuur toob ülesse midagi, millele Veenus omakorda suunab tähelepanu. Ja jutt käib enese hoolitsusest, enese armastusest. Sest kui sa selleni ei jõua, ei ole võimalik teisi näha ega armastada. Jupiter, kes astus lõvisse, tuletab meelde meile, et ära palun peida oma sära. Sa oled siin selleks, et särada. See on see külluse võimendamine, kui mina säran ja sina särad ja tema särab ja me kõik koos särame. See on see kroonlühtri efekt, see päikese efekt. Jupiter tuletab seda meelde. Kõik ärganud südamed on kui tähekesed maa peal. Näed, sa vaata täheke maa peal siin. See ei ole Jupiteri poolt kutse, et sa peaksid valjem olema, kõvemini karjuma, mida iganes, vaid et sa oleksid ehedam, et sa oleksid sina, et tõesti mitte keegi ei saa öelda sulle, et sa peaksid olema selline või tollene või miks sa teed nii või miks sa oled naa. See ei ole mitte kellegi öelda. Sest et see olengi mina. Milline olen mina, seda õpin mina oma teekonnal. Seda teab minu hingolend. Seda ehtsam olen see mina, mida rohkem ma luban hingolendil ennast väljendada läbi selle avatari, läbi selle kehakostüümi. Nii et Jupiter teadvustas meile seda, et kuula oma südant ja ennast. Marss ja Uraan on mõlemad kaksikutes. Ja nemad soodustavad meil praegu kõikide nende uute ideede välja tulemist, milleks on vajalik see vanast loobumine, et uus saaks tulla, uued ideed, taipamised, julgust tuleb juurde, et proovida midagi uut, sest vana energia sai ära. Ma ei väsi kordamast. Tuleb teha igas päevas midagi natuke teisiti, et jõuda uue lahenduseni. Või annab elu meile väga konkreetselt ette neid ootamatuid üllatusi ja situatsioone, et me usaldaksime, sest alati on, kõigel on lahendus, seda me ju teame, eks ju, lubada sellel lahendusel välja tulla. Ei pea hakkama teda otsima, ta on olemas. Me peame lubama ta endani tulla. Ehk siis oleme avatud sellele inspiratsioonile. See inspiratsioon, mida see tähendab? Inspire. Me hingame hinge endasse, tähendab see. Inspire. Me hingame hinge sisse. Inspiratsioon. See on hinge väljendus füüsilises kehas. Ja inspiratsioon on see allikas, mida me hingame. Inspira. Ja loomine toob selle inspiratsiooni reaalsusesse, mis iganes moel ta peab läbi sinu väljenduma, läbi heli, läbi
vormi, läbi tekstuuri, mis iganes vormis. Meie loomise aeg, see kuu loomine toimus, eks ju, kuu lõi ennast uueks. See on sünd. Ja need põnevad uued käivitatud tsüklid, erinevad perioodid, mis praegu on meil alustatud, eks ju, need toovad meile täiesti uusi järgmise tasandi ideid, taipamisi, mõtteid, lahendusi. Me ei oska neid ettegi kujutada. Nad lihtsalt tulevad. Meie ülesanne on nad vastu võtta, kinni püüda ja edasi jagada. Seesama, ikka see seemnete külvamine, neid seemneid tuleb, õhk on rikas neist. Kõik sõltub vastuvõtja puhtusest. Selles loovas kuus me ei ole siin mitte keegi, et midagi kellelegi tõestada. Kellegiga kuskilt, kellegagi kuskilt võistelda milleski, vaid me oleme siin, et selgust saada, kuhu see seemneke oma juured ajab. See on selle loova idee välgatuse juurdumise hetk. Sest nüüd ta sai ju valgust. Tänase päeva on kuu ja päike koos. Päike läheb kuu valgust täis, seda energiat terveks 28 päevaks, mil kuu teda meile siis jagab. See energia hakkab toitma nüüd seda soovi, situatsiooni, seda seemnekest, seda fookust. Kõik, mida sa külvad läbi armastuse, usalduse ja teadlikkusega, et see süsteem niimoodi töötab, võib väga tõenäoliselt juba järgmiseks kuutsüklist ehk siis täiskuus sulle näidata, kas ja mis on idanema hakanud, juurduma hakanud, mis tahab kasvama minna või koguni läheb nii kiiresti kasvama. Kõik sõltub kasvutingimustest. Ja lõpetuseks, mis ma siia tahan veel öelda, et see vaikus, millesse me oleme suunatud ja endasse minemisse, see ei ole tühjus, see ei ole igavus, praktilise maailma võrdusmärk, see ei ole igavus, see on vajalik koht, kus me peame õppima olema ja käima. See on koht, kus see uus elu saab hakata ennast ilmutama. See tänane lõuna uueks loomine kutsub meid peatuma, kuulama. Kuulama mitte oma mõistust, seda tegevjuhi programmi, vaid kuulama oma südant. Usaldama seda tunnet. Sa tead seda tunnet, mida hing on ammu teadnud. Ja teadvusta, et kõik, kõige olulisemad asjad, need viljad ei sünni mitte müras, vaid vaikuses. Nii on. Aitäh. Mul on kellakene täna selja taga.
selle peale joome natukene sooja vett. Tahtsin öelda kuuma ja tundsin, et kuumast on asi väga kaugel. Aitäh selle. Oi, meie muusika on ju ka siin. Bim-bim-bom. Me täname ikkagi teid. Nihkuge palun. Sest et me nüüd võtaksime... Mis ma veel tahtsin sulle rääkida? Ja siia laua taha suunamine, kõik see, et ma olin nii vara valmis ja... Aga ka see... Huvitav oli see, kuidas see kleit, ta ei ole hall, ta ei ole oliivroheline, ta ei ole salvei, võib-olla kõige rohkem salvei, allikas rohekas, eks ju, selline pehme, see on hästi õhuke linane. Ja ma tundsin, et ei saa täna panna ei valget kleiti, aga kutsus mind just nimelt selline, kuidas ma ütlen, kergelt sädelev, hele kuu, eks ju, Luuna, kes on praegu täiesti ilma särata, hakkab uueks looma ja mina näen nagu pärli enda ees. Ja see kleit kõige rohkem mulle tuli energeetiliselt just nimelt, eks ju, see linase kõrge sagedus, eriti tema pehmus ja õhulisus ja roosa. Ikka jälle see Veenus on meil praegu nii teemas, hoiab meid, siin juhendab meid. Pähe tuli ka nüüd siis halliroosa, laua peal on meil halliroosa. Need lõhnavad lillherned roosaga. Samas päevaenergia on jälle teisipäev, eks ju, jälle Marsi see aktiivsus. Kas see nüüd oli see, mis tõi need kõned meie päeva? See oli tohutult võimas aktiivne energia, eks ju. Aga kindlasti ei olnud tänast päeva toetamas punane. Ma ei vaadanud ühegi punase riide poole. Ja need valgemad, heledamad ei tundunud ka head. Ja mõtlema, küsisin assistendilt üle, millised on tänast päeva toetavad toonid. Ja ta hakkas mulle lugema seal hõbedane, hele, pärlmutter, pärl. Ja ma ütlesin, I'm not kidding, aga ma just vaatasingi seda hele hallikat ja ta räägib seal maatoonidest, salveist ja ta. Sest see on ka hallikas, eks ju. Ja siis ma jälle veendusin nagu selles, et ikka see energia, mis energiaväljas on, see, mida sa tunned, see kleit, mis sind kutsub, see ongi õhus, selle loeb välja nii tema kui mina. See ühendus on loodud kahe mateeria vahel, kleit kutsus kehamasinat, kehamasin tundis, et see kleit. Väljendan sulle lihtsalt kõiki neid mustreid, et sa hakkaksid tähele panema, mismoodi selles energiaväljas, selle ühisenergiaväljas, selle kehamasinaga lugeda neid sõnumeid, mis siis on sulle hinge poolt juhatatud, kuidas sinu päev tegelikult juhatatakse ja kulgeb läbi nende tunnete, läbi nende juhatatud sisse tulevate energiate, sest hoiti mind veel ka nii kaua kõne otsas, et mulle ka mu TPD kuller jõudis kohal, ma unustasin ta täiesti ära, ma oleks tulnud salvestusse ja ta oleks läinud mul võib-olla ära, eks ju, sest ma ju ei osanud vastata telefonile. Ühesõnaga, kõik juhitakse täpselt nii kaugele, kui on vaja. Ei hakka nüüd ütlema õige või vale aeg.
nii kaugele, kui on vaja. Jaa. Võid alla kommentaari panna, kuidas on olnud viimasel ajal sinu kehamasina löised väljalülitamised, puhkused, unenäod, kas sa oled saanud magada, sa ei ole saanud magada. Me kõik tunneme väga erinevalt. Oota, ma joon. Enda poolt saan öelda, et viimase nädala jooksul olen ma olnud kuidagi liiga vara on mind üles saetud ja mul ei ole õnnestunud alati jääda uuesti magama. Nagu ei ole olnud seda väga värsket tunnet hommikuti, pigem see, et ma magasin, ma ärkan üles ja ma tunnen, okei, natukene on läinud selgemaks pilt, kui võrreldes õhtuga minu puhul. Aga muud nagu väga vahet aru ei saa ja et kas oleks keha väga palju taastunud või mitte. Siis jah, me teame, et kehamasin teeb nii palju tööd, et tema sees tekib nii palju erinevaid tundeid praegu. Mingid järgmised torked kuskilt on hakanud tänase päeva jooksul, mis käivad pikkupidi kehast läbi ühes kindlas kohas, vähemalt 6 torget on täna sellist olnud. Siis on mul mingisugused nagu keeruline on kirjeldada neid tundeid, eks ju. Keegi nagu mitte ei näpista, mitte ei kõdista, mitte ei torgi, mitte ei silita. Kõike seda kokku ma paneks. Et sellised ebamääraselt naljakaid tundeid olen ma tundnud nii käte peal kui jalgade peal. Seda ütleme viimase nädala 10 päeva jooksul. Et need tunded välispinnal on sagenenud. Niimoodi võib öelda. Mis see on? Võib-olla ühel päeval ütlen sulle, täna ei tea, saan aru, muutused meie sees ja meie ümber. Võtan vastu. Ja nüüd võtan vastu Taro kutse. Vaatame, mis ta tahab meile öelda. Võin veel segamise ajal mainida paari sõnaga seda, et mul homme algab 10. kuu siis selle karnivoorse elustiiliga ehk siis loomse valgu ja rasva tarbimisega. Jah, on rahu jälle majas või? Mis te kuulsite siis nüüd? Wow. Me tahame siia keskele ka 3 kaarti. Ja. Okei. Nii, aitäh. Ja hakkame neid siin keerama ja vaatama, mis siia tuli meile. Ulala.
meil on siin müntide 5. Emperor. Ja see, kes on elanud. Müntide 6. Kui ilus. Karikate kuninganna. Sauvade 6. Mõõkade 9. Karikate 8. Müntide kuningas. Ja mõõkade 3. Nii, mida me selle pildiga meile siis tahame öelda? Meie armas ärkav väike kollektiivikene. See puudusteadusest välja astumine, eks ju, see ju meil siin käsil on. See meil siin käsil on. Ehk siis tegeleme selle üleliigse, mittevajaliku energia muundamisega külluseks. Jah, näed sa, need mündid siin lendavad taevast nagu tähekesed, eks ju. Ja see teadlik alkeemik, see sauvade kuninganna, kes siin tuld süütab, puhastustuld süütab. Ja tal on turvaline seda teha, sest tal on kaitsja kõrval. Seal on must kass tal üleval riiuli peal. Ehk siis see seis, kuhu me suunatud oleme kõik, sellesse vabastusse, energiavabastusse, materiaalsuses, et uus saaks sündida, täpselt selles energias me olemegi. Mis toimub illusioonis? Seal on valitsustasandil teemad, mis ei allu maagiale. Teemad, mis ei allu maagiale. Maag tuli pea peal. Ehk siis see valitsus, see süsteem, see on kõik, eks ju. See väljendab kõike, mis pärsib siis tegelikult loovust, sest tema huvides on käsu täitmine. On saatnud käsilased reaalsusesse appi meile, ärkajale, kollektiivile. Testide läbiviijad, eks ju, me kõik oleme praegu igas päevas oma erinevaid teste läbimas. Kes milliseid? Meie oma 9-kuise lihatoidulisuse juures võtsime vastu selle testi, süües oma maasikad ise oma peenra pealt ära, mis ei koosne mitte lihast ega rasvast, vaid on puhas vesi, süsivesikud ja suhkur. Mõned vitamiinid, mis võib olla heal juhul imenduvad, tekitasid kõhus väga palju surramurrat,
raskustunnet. Need testid, mida me oleme siia läbima tulnud, siis läbi nende toe, kes on ennem elanud, nemad oskavad neid teste meile tuua. Kas sa võtad maasikatele järgi ka veel selle Kreeka jogurti näiteks, proovi see ka ära, vaata, mis siis juhtub. Ikka proovime. Kui juba sai ühte proovitud, vaatame, mis edasi saab. Väga raskeks läks. Kas me tahame neid teste veel korrata? Ei. Me tahame näha, et meie keha jõuab tagasi kergusesse. Sest me oleme vahepealse 9 kuu jooksul jõudnud nende tunneteni, millega ei ole mõtet riskida. Et neid tagasi saada, tuleb puhastuda, tuleb loobuda sellest, mis meid ei teeni. Need hirmud, siin on meil jällegi mündid. Jälle ikkagi see materiaalsuse, ebaturvalisus materiaalsuse osas. Siin pildi peal ka selle tüdrukul 3 münti on käes, 3 on kukkunud maha. Aga äkki, kui ma annan ära kõige selle, mis mind ei teeni, äkki mulle jääb väheks, äkki mulle ei jätku. Aga mis siis, kui mul läheb homme kohe seda vaja? Aga mis siis, kui sa õpid usaldama oma teekonda ja tead, et kui sa oled ühest asjast loobunud, saab asemele tulla ainult parem. Sest valik on suurem, kui sina oskad ette kujutada. See emotsioonidega toimetulek läbi nende muutuste minnes, emotsioone juurde veel. Väga ilus pilt on tegelikult see, kuidas me saame terveneda kõigest sellest emotsioonide rallist, kuhu meid siis on ükshaaval visatud selles hingesupis, eks ju, kui me ärkame ja märkame, et hoo-hoo. Me ei olegi hoopis need, keda me oleme arvanud olema, vaid me oleme midagi muud ja me olemegi selles hingesupis kõik koos. Kukepoisid, nüüd mul on mitmuses, kukepoisid teevad trenni. Sest Laala on ikkagi kukepoiss, ta õpib kirema ja tiibu lehvitama. Oi, mitte Laala, Tipsi ka. Tipsi on ka kukepoiss, nii nagu ma ennustasin, nii tema on ka kukepoiss. Tervenemine läbi suhtluse. Meie kõigi tervenemine toimub läbi suhtluse. Kui me oleme hermitist välja tulnud, me oleme endaga rahu saavutanud, me oleme selle karika täitnud ja saame seda jagada. See tähendab, et hingolend on tervenenud ja on võimeline jagama. See tervendab meid kõiki. Läbi jagamiste sünnivad järgmised jumalikud ühendused, mis hakkavad omakorda võimendama järgneva kollektiivi kiiremat tervenemist. 6-6. Tohutult vilistab kõik ümberringi praegu. Maapealsete energiamuutustega seotud vasak.
pool rohkem. Ta käib siit niimoodi. Keda usaldada, eks ju, kes viib sind võiduni, mis viib sind võiduni. See eneseusk ja usaldus teekonna ees. Siin on 6-6. Eelmine kaart oli 6. Meil on siin 6-6-6. Mis on 6? Tingimusteta armastus. Mis sisaldab koostöösagedust, eks ju, mitmes korduses. 3-3. Kristusteadvussagedus. Uueks loomise sagedus. See tüdruk siin loob praegu seda homset. Ta ei vaata tagasi, ta vaatab edasi. Ja mis siin toimub? Antakse juurde. Ehk siis see teadmine, et meil on alati igas hetkes just kõik see, mida meil selles hetkes vaja on. Kui me millegagi rahul ei ole selles hetkes, vaatame me valesse kohta. Lubame oma tähelepanu hajutada sellel, kes on elanud. Testida meid ja meil läheb jälle raskeks, sest me vaatame valesse kohta. Me ei naudi hetke, mis loob järgmist. Ole tähelepanelik, kus sa lased oma mõtetel käia, milliseid sõnu endast väljenduda. Nii. Iseseisvus ja mõtete juhtimine just nimelt. Kas ja kui palju sa ennast usaldad endana? See oli see kleidi valiku kinnitamise osa, mille me sulle tõime ennem, eks ju, sest see oli ka õppetunnina vaja välja tuua. Kas meil tegelikult on vaja küsida, kui me usaldame ennast ja me teame, et see nii on. Ja me saime kinnitust ja saime sulle väljendada selle situatsiooni. Järjest vähem kasutame me ise oma assistenti. Loomulikult jah, me olime just nimelt digitiitoksil ja hoidsime väga eemale üldse nii telefonist kui arvutist. Kasutasime ainult siis kaamerana teda, eks ju, kuna meil vahel jälle tuleb midagi edastada, aga mitte tarbijana, vaid töövahendina. See on tugevalt mõjutanud. Võib öelda ka, et sellest võib olla tingitud just nimelt ka meie magamise tunde muutus, eks ju. Meie keha oli harjunud, et need masinad olid samas ruumis, olid meiega. Me viisime nad teise ruumi. Ma ei ole seda siiamaani teinud. Mul on olnud väga mugavalt kõik mu ümber ja tänaseks ei ole neid kumbagi. Ei ole läpakat samas toas, ei ole telefoni samas toas. Nii et see iseseisvuse saavutamine oma tunnete ja nende muutumise osas. See on üks osa meie tervenemises. Eks ju, see mõtete valitsejaks saamine tagab sulle selle
teadliku edasiliikumise sõltumatuna. Sõltumatuna sellest, kas, mis, kes, kus. Kui see tekitab mulle häid tundeid, siis on see yes. Kui see seda ei tekita, siis see on no. Valikud sinu elus hakkavad järjest lihtsustuma. Mida rohkem sa eemaldud kõigest sellest, mis sind enam ei teeni. Karikate 8. Eemalduda on vaja. Ka emotsionaalsest taagast, mida sa endaga kaasa vead. Ka neid sümboolseid, väikeseid või suuremaid esemeid, mis on kas kingitud kellegi poolt, kuskilt kaasa toodud, mälestusesemed ja nii edasi ja nii edasi. Tunneta, mis sind enam ei teeni sinu ruumis, luba eemalduda. Ja see kõik puudutabki just nimelt seda kõige rohkem veel, no ja ma ei saa öelda, kumb on nüüd tähtsam, kas emotsionaalse koorma vabanemine või materiaalse koorma, mõlemad on tähtsad, eks ju, sellepärast nad mõlemad siin ka esindatud on. Aga siia tuli lisaks meil müntide kuningas ja ma juba tean, et järgmine kaart on müntide kuningas. Üks on loobumise poole peal, kus on meile ette näidatud pildi peal erinevad, mis need on siin, erinevad masinad, kas tal on mingi joystick käes või ma ei tea. Ühesõnaga materiaalne masinad, on ju. Loobuda emotsionaalsest taagast, mida kaasa vedada, eemalduda nendest vanadest asjadest, kus sa ise ennast tahtlikult sees marineerid. Ja samamoodi siis üleliigsest sellest tehnilisest poolest, millega enamus inimkonda on sõna otseses mõttes otseühendusse lüpsimasinaga ühendatud. Ja me saime endal kustutatud Instagrami ja saime deaktiveerida Facebooki konto, kuna kustutades kaob ära ka Messenger. Messengeri ma praegu veel jätan, kuni meie oma keskkonna Messenger ilusti kasutusse läheb. Eks ta sõltubki sellest, kui palju rohkem me teda kasutama hakkame, eks ju. Ja jääb ju meie jaoks alati toimima ju tavaline. Sa mäletad, mis asi on SMS või? Kuidas telefoniga sõnumeid saata? Minu arust töötab see täpselt sama hästi, nii nagu kogu aeg, et meil ei ole vaja selleks hoida jälle ikkagi veel pikenduslüli anti, eks ju, et ära veel lõpeta ära, sest sul läheb Messengeri linki vaja seda juppi siit. Et see kanal endiselt jäi ikkagi avatuks, see uks ei saanud kinni, see jäi praokile. Tuul tõmbab. Jah. Konkreetne sõnum, sellest kõigest on vaja loobuda. Ja millest, või mida luua, millest mida luua. Väga lahe. Meil on siin nüüd see usaldust äratav, jõukas, kindlustatud valitseja, eks ju, see, kes sa ise siis oled. See, kes usaldab, et ongi nii, et kui ma astun, siis mu jala all on maa, et ma ei vaju ega kuku. Sõna otseses mõttes seda ta teeb, eks ju. Ja tal on alati rahulolu
selle usalduse ja küllusega, et ta ei jäta mitte kedagi ka kuskil hätta. Sest ta teab, et kõik on seotud maailmaga, tema elementidega. Ja kõik on loodav. Kõike oleme me võimelised looma, ka mateeriasse tooma. Kuidas, kes ja mida, milliseid seemneid keegi jälle külvanud on. Siia tuleb meil uuesti see, kes on elanud. Ja juhib meie tähelepanu just nimelt sellele, et mida sa võimendad praegu, millist küllust sa võimendad. Kas puudusteadvuse, seda, kus me siin alguses nagu oleme ja teeme seda tulepuhastust siis selles pimeduses, kuu loomises. Või suurendad sa seda headust, seda sallivust, seda armastust enese osas, elu suhtes, enda ümbritseva, oma lähedaste ja kõikide, kes sulle päevas vastu tulevad. Suhtes. Teadvusta need kõikvõimalikud konksud, mis su ümber on. Ja miks? Sest sina teed valikud ja otsused, mis viib meid rahuni. Südamete tervenemine. Selle pildi järgi saavad südamed ilusti terveneda. Ja päike. Südamete tervenemine käib läbi koostöö harjutamise. Siin on meil tuleviis. Siin kootakse kassikangast, see on treening, eks ju. Tavalises tarokaardi peal mehed sauadega, kaigastega treenivad. Mõni ütleb kaklevad, teine ütleb treenivad, eks ju. Kõik oleneb kontekstist. Energia on ikkagi ühistöös ja treeningutes. Üksinda me ei saa teatud tegevusi teha. Me ei saa üksinda kassikangast mängida. See on koostöö. See sõnum siin. Need tervenevad südamed leiavad teised tervenenud südamed. See on see kogukondade tekkimine, loomine. Sest ühiselt saame me luua neid vorme, mida me siiamaani ei ole saanud luua. Selleks päike annab meile tugevuse. See lõvi süda, see tuli hobune, see Jupiteri meelde tuletus, et sina pead endal särama, lubama, lüüa, hakata. See on kõik see, mida päike toetab, nii et sina pead vastutama oma kehamasinale õige kütusega, valgusenergia on tema jaoks kütus, eks ju, kättesaamise. Nii siis toidu näol kui valguse näol. Sest tema annab meile informatsiooni otse siia sinu sisemisse pimedusse, kus toimub informatsiooni lahtipakkimine, mille sina oled suunatud vastu võtma.
terve portaali rääkisime sellest. See on koostöö, Luuna ütleb, see on koostöö. Koostöö kehamasina, päikese ja kuu poolt. Luuna ja päike, kes täna on koos käinud, kes täna meiega koos siin portaali jagavad, ütlevad, et see on koostöö. See meie ühine muutumine. Ka sellel tehiskuul on oma ülesanne, eks ju, tema peab aitama meil. Luunaenergia on luunaenergia, see ei tähenda, et me räägime sellest metallpallist. Me räägime luunaenergiast. Ja see, et see tehispall täidab tema osa praegu. Me saame selle eest ka olla tänulikud, on ju. Me näeme teda vähemalt, seda, kuidas ta peegeldab meile päikest. Ja seni, kuni saavad päris kuud tulla uuesti meie jaoks nähtavale, oma õigele kohale asuda, seni on meil tema. Nii et aitäh, Luuna. See tulem on imeline ja kinnitab meile selle päeva energia, värve ja valikuid. Need emotsioonide meistrid, need armastuse jagajad, kes on jõudnud ennast tervendada ja valmis jagama. Energia juhib kokku. Sõna otseses mõttes, näed seda, ujub siin vee peal, eks ju. Selline pilt siin ja praegu meie väljas. See väike arenev, kasvav, ärkav eestikeelne kollektiiv on ilusas liikumises. Aitäh sulle. Sina oled osa sellest lainetuses. Aitäh sulle, kes sa toetad, et need saated võimalikuks saavad üldse. Elu looja, elu saab jõuda sellesse hetkesse, millest talle on räägitud. Talle on räägitud siin aastaid, et ta on hoitud ja kantud läbi oma tegevuse. Aitäh sulle. Järgmise korrani. Hoia ennast. Namaste.